lihtsalt, et hakata palvetama Jumala poole. Jumal kuulis palvet, vaimutuuled puhusid, püha vaim langes vendade üle. Vennad olid innustust täis, kirg südames, et kuulutada Jumala sõna Kuressaare linnas. Eesti oli kohe-kohe vabaks saamas, aga kõik ka ühel viisil oli väga noatera peal. Ei teadnud päevagi ette, mis täpselt hakkab sündima, aga Jumal teadis. Jumal nägi nende noorte meeste südamesse, nägi seda igatsust, et seal on soov, et paljud võiksid selles Kuressaare linnas saada päästetud. Ja mitte ainult Kuressaare linnas, aga kogu Saaremaal. Ja vennad tulid kokku nii öösel kui päeval ja käis üks lakkamatu palve. Ja siis ühel hetkel Jumal vastab sellele palvele. Ja Jumal hakkab lisama neid uusi noori, vanu, keskealisi. Vennad on täis rõõmu, sest just nimelt need palved isa poole said kuulda võetud ja Jumal hakkas tegutsema. Ja täna, kui me oleme 26 aastat olnud selles linnas, siis me võime ikkagi olla rõõmsad selle üle, et Jumal ikka jätkuvasti seda palvet kuuleb, kui palutakse, et Jumal päästa hingi. Kui meie läheme välja ja kuulutame sõna, issand, siis sina päästa. Ja Jumal teeb seda. Me ei saa öelda, et on samasugused massid, nagu olid 90ndate alguses, iganes, kus sa telgi püsti lõid maa paigas, oli telk rahvas täis ja inimesi tuli Jumala juurde. Parandasid meelt, andsid oma elud issandale ja kogudus kasvas, kogudus liikus. Alguse sai kogudus vendade koos olemisest lihtsalt ühes kodus. Nii et kodud ka, armsad vennad-õed, on ühed imelised paigad, kus võivad alguse saada suured asjad. See algab väikesest, aga paisub suureks ja lõpuks oli ka inimeste hulk juba nii suureks paisunud, et tuli hakata otsima lisaks kodudele veel teisi hooneid, kus mahuks rohkem inimesi. Ja nii hakkasime ringi liikuma Kuressaares erinevates paikades. Olime majavalitsuse saalis, siis praeguses Läänesaare hooldekodus, kus täna on siis hooldekodu. Seal olime koos, ruumid ei väikseks, me olime parteimajas. Lõpuks olime kinosaalis, ostsime ära paar seanssi selleks, et oma teenistusi pidada. Ja Jumal muudkui lisas inimesi. Inimesed tulid, nälge janu oli Jumala sõna ja lakkamata käis üks palve. Teenistused lõppesid, nädala sees tuldi kokkule, jälle palvetama, hüüdma issanda poole. Jumal, anna nüüd tarkust, kuidas nende inimestega edasi minna. Kingi issand oma sõna, et see oleks avatud ja et see puudutaks inimeste südames. Lakkamata palve käis. Õed ja vennad, ajad, ütleme, et on muutunud, aga Jumal mitte. Tema ikka ootab neid palveid, mida tõstetakse tema poole, et neile vastata. Ja kui olime 3 aastat ringi liikunud erinevates hoonetes siin Kuressaare linnas, tundsime lõpuks, et meil oleks vaja ka oma kodu. Oma kodu, kus me võiksime tulla kokku millal iganes tahes. Ja nii sai jälle hakatud tegema mida? Palvetama. Ja tõsiselt palvetama. Jumal, kingi meile üks kodu, kus me võiksime olla. Jumal kuuleb palveid. Ja ma tahaksin meelde tuletuseks lugeda nüüd mõned katkendid Tõnu Paju lõputööst, mida ta tegi. Käsitledes Eesti Kristliku Nelipühi kiriku kogudusi, sealhulgas ka Kuressaare kogudus, kus ka tema enda vaimulik tee alguse sai. Ja loen siit mõned lõigud lihtsalt meelde tuletuseks teile, kes te olete kõige sellega kaasas olnud algusest peale, aga ka teile, kes te olete siin vahepealsete aastate jooksul ja mõni alles aasta võib-olla tagasi leidnud tee issanda juurde, kuidas see kogudus selles hoones siis pihta hakkas. Tsiteerin. Kuna koguduses oli palju noori, siis pastor Vello Usin sai südamesse paluda kogudusele oma kirikut, milles oleks ka spordisaal.
Sellega seoses on Vello Usin öelnud, et me isegi ei teadnud, kas Kuressaares sellist maja on. Eesti taasiseseisvumisega seoses olid vabanenud endised sõjaväehooned. Ühe koguduse liikme kaudu selgus, et selline maja on endises piirivalveüksuses olemas 2 saaliga, klubi spordihoone, maha jäetud Nõukogude armee poolt. Pastori sõnul tekkis kogudusel lootus need ruumid saada. Pastor Vello Usin käis koos Allan Lauri, Harri Leesmendi ja Märt Vähiga nimetatud piirivalve maja vaatamas. Kas see võiks olla koguduse uus hoone? Ja siis nad palvetasid seal. 1994. aasta alguses sõlmiti Saaremaa piirikaitsega rendileping, mille alusel anti endise Nõukogude Liidu sõjaväeklubihoone kogudusele 25 aastaks rendile. Korraga oli koguduse kasutada 1400 ruutmeetrit sisemist kasulikku pinda. Hoone vajas täielikku remonti. Koguduse liikmed lõid aktiivselt ehitustöödel kaasa ja hoone sisekujundusel teostas koguduse liige kunstnik Ain Vares. Koguduse uue hoone remondil käisid abiks ka Orissaare kristliku vabakoguduse liikmed ja kiriku ehitust toetati ka välismaalt. Rootsist toodi toorid ja kirikupingid ning sama aasta lõpus ka orel. Rootsis tegutsev Vibra, rahvusvaheline raadiote liit, sai päranduseks oreli ja orel otsustati Saaremaa kõige nooremale kogudusele annetada. Rahalist toetust saadeti ka Ameerika sõpradelt ja seda just uue katuse ehituseks. Koguduse juhtkond andis endale aru, et koguduse oma hoone olemasolul ei pruugi vaimulik töö koguduses seetõttu veel õnnistatud olla. Koguduse häälekandjast kristlane on lugeda. Koguduse juhtkond on arvamusel, kui palvetöö ära kaob ka kogudus vaimulikus mõttes. Esimesele koosolekule olid lubanud tulla Eesti Kristlik Nelipühi kiriku pastorid Allan Laur, Harri Leesment ja Märt Vähi. Koguduse algatajatest Tarmo Väär Haapsalust ja Kalle Usin Riisiperest, samuti palju teisi vendi üle Eestimaa. Esimene koosolek uues majas toimus 1994. aasta emadepäeval ja samas tähistati ka koguduse 3. aastapäeva. Koguduse hoone pidulik avakoosolek toimus 19. juunil 1994. aastal. Kõigile kordaminekutele vaatamata oli paljudel koguduse liikmetel soov enamus. Kogudus oli palvetanud omale kirikut, mitte aga pikaajalist rendihoone kasutamise võimalust. Seega nähti osalist palvevastust rendihoone näol. Tekkis mõte taotleda koguduse poolt korda tehtud hoone, mis asus Pihta tee 24, tänapäeval Kaare tänav 6, koguduse omandisse. Selleks tehti palvekiri Eesti Vabariigi presidendile. Palvekirja toetasid oma allkirjadega Kuressaare, Valjala, Orissaare ja Karja koguduse liikmed. Vello Usina andmeil saadi allkirju kokku 150 ringis, kuid kahjuks ei ole sellest ühtegi koopiat tänaseks säilinud. Koguduse 5. sünnipäevaks saabus üllatav teade, et linnavolikogu oli otsustanud maja kogudusele kinkida. Kuressaare linnavolikogu 95. aasta 27. aprilli otsuses seisab. Volikogu on põhimõtteliselt nõus Pihta tee 24 endise piirivalveklubi spordihoone üleandmisega seda lepingu alusel kasutavale nelipühilaste kogudusele hinnaga, mis katab hoone üleandmisega linnale tehtud kulud. Kogu dokumentatsiooniline protseduur võttis 1,5 aastat aega ja Kuressaare linnavalitsuse 30. septembri 96. aasta korralduse number 752 alusel antakse endine piirivalveklubi spordihoone üle Eesti Kristliku Nelipühi kiriku Kuressaare koguduse omandisse.
1. oktoober 1996 aastal. Koguduse oma hoonega seotud sündmuste ajal oli toimunud koguduse jaoks oluline muudatus. Kuressaare kristlik vabakogudus astus Eesti Kristliku Nelipühi kiriku liikmeks. Allan Lauri, Harri Leesmendi ja Märt Vähi rajatud Eesti Kristlik kirik muutis oma nime Eesti Kristlik Nelipühi kirikuks Eesti Vabariigi Siseministeeriumi 20. septembril 1993. aastal. Muudatuse põhjustas asjaolu, et teiste konfessioonide arvates on endine nimi liiga üldine. Ka kirikute nõukogu soovis, et nimi väljendaks kiriku õpetust ja kuuluvust. Kehtima oli hakanud veel Eesti Vabariigi kirikute ka koguduste uus seadus. Seoses eelnimetatud põhjustega liitus senini väliseestlastest 3 pastoriga koostööd teinud Kuressaare kristlik vabakogudus Eesti Kristliku Nelipühi kirikuga. Eesti Kristlik Nelipühi kirik Kuressaare koguduse asutamise koosolek toimus 10. aprillil 1994 aastal, millest võttis osa 90 koguduse liiget. EKNK põhikiri võeti vastu ühelhäälel. Avaldus nime muutuseks saadeti Eesti Vabariigi usuasjade talitusele 16. juuni 1994 aastal, millel oli alla kirjutanud pastor Vello Usin ja kinnitanud Harri Leesmend. Siin on veel palju teksti, aga see väike meeldetuletus sellest, kus kõik alguse sai.